Kellele ja miks on loodud Tallinna korteriühistute teabekeskus? Tallinna elanikud, nii võib vast öelda, sellepärast, et Tallinnas on korteriühistuid 5969, peaaegu 6000 korteriühistut. Ja kui mõelda, et need on kortermajad, siis seal elab suur osa Tallinna elanikest, ehk võibki öelda, et Tallinna elanikud on see korteriühistute teabekeskus. Kõikidele korteriomanikel, kellel on küsimusi, püüame küsimustele vastata. Küsimusi on ju tihtilugu seoses naabrussuhtega, et mida teha lärmaka naabriga. No ei oska midagi peale hakata. Meil on juristid, kes oskavad siis nõu anda, mil kombel edasi minna. Ja kui korteriühistus on suured probleemid ja vajatakse, et keegi tuleb korteriühistu üldkoosolekule erapooletu vaatlejana, siis oleme valmis ka selleks. Ja kui korteriühistus on omavahelised suhted täiesti talumatud, on võimalik meil ka siia lepitusse saada aega selles mõttes, et kutsume mõlemad osapooled välja ja püüame siis selgitada, kus koha peal on see probleem. Probleemid püüame lahendada läbi selle, et jagame teadmisi. Ja tihtilugu tegelikult just teadmisi jagades probleemid on eos lahendatud. Ja selleks, et teadmisi jagada, ongi meil need seminarid, ümarlauad ja tahangi meelde tuletada praegu, et kuni aasta lõpuni on meil nii eestikeelsed kui venekeelsed seminarid 4 linnaosas. Nüüd osad on juba ära toimunud, aga juba 22. oktoobril on siis taas Lindakivis, seekord siis venekeelne seminar. Ja eile just oli eestikeelne ehitusseadustikku puudutav seminar, kus lektoriks oli Tuulike Laesson kesklinnas ja veel tuleb samasugune seminar ka Tallinnas Haaberstis Loomaaia keskuses. Nii et seminarid meil toimuvad ja kuna nad on populaarsed, me näeme, et on mõtet ja põhjust nendega jätkata, siis ka aasta 2020 püüame nende seminaridega kindlasti jätkata. Ja nad ei ole lihtsalt sellised seminarid, et kuulatakse loengut, vaid on ka linnavalitsuse esindaja kohal, kas linnaosavanem, püüan ise koha peal käia, linnavara inimesed on koha peal, et koha peal esitatud küsimused saaksid koha peal ka vastatud. Tallinna linn on oma korteriühistutele kahtlemata väga tugevalt toeks. Täna avasime siin teabekeskuse. Tallinna linn ju tegelikult teeb igapäevaselt koostööd korteriühistutega, püüab nende muresid lahendada, linna poolt makstakse erinevaid toetuseid, näiteks soovid korda, fassaadid korda ja muud. Ja see teabekeskus, mis siin avati, on üks samm selles suunas. Kristiine linnaosas meil on korteriühistutega väga hea koostöö. Iga kuu toimub korteriühistude infotund, ka eile see toimus. Ja igal infotunnil on erinev teema, mida arutada, nii et me koolitame, nõustame ja oleme oma ühistutele toeks. Korteriühistute nõustamine on selline töö, mis vist niipea meil ei lõppe, nii kaua kui on ühistuid, nii kaua on ka seda nõustamist ja selline ühtne keskus kindlasti aitab sellele kaasa, et nii-öelda ühiste mõõdete alusel hinnata seda vajadust ja nõustamiskvaliteeti kogu linna ulatuses ja Lasnamäe on väga suur rõõm, kindlasti seal jätkub see teenuse kohal.